videolõunatund Nõmme raadios. Tere maailm, suves sees Margus Lepa teisel pool selle saate toimetaja ja managerina ja nii edasi. Me ei jõudnud praegu enne rääkida, sest ma nii viimasel hetkel tulin. Kas nüüd tervis natuke paremaks on läinud või? Aha, nii ta näitab. No see tähendab, mis see tähendab? Komsi, komsa. Ja aha, komsi, komsa. Aga igal juhul parem komsi ja komsa kui ainult komsa. Nii et noh, eks sammukene ikka edasi, eks ju. Nii nagu see on. Nüüd see, millest me rääkima hakkame, ei ole kaugeltki mitte see, millest ma plaanisin rääkida sellisel põhjusel, et noh, ma jõudsin Tallinnasse tagasi täna öösel suhteliselt sihukese pika reisi pealt alt Itaaliast ja see, kuna ma ei olnud väga kaua aega lennukiga sõitnud, siis see lennuki asjandus tekitas must sihukest enneolematut huvi ja põnevust ja mida iganes. Aga selle juurde me võib-olla tuleme tagasi natukene hiljem, sest alles täna hommikune ajaleht, vabandust, täna on see eile hommikune Postimees, seal oli juttu relvaseadusest ja relvaseadus on lihtsalt väga akuutne teema, nii et sellest peaks nagu kohe rääkima. Ja teine teema oli kolleeg Peeter Ernits, kes on väga pahandanud selle peale, et sel ajal, kui Riigikohtu esimees pidas oma iga-aastast aruannet Riigikogu saalis, et siis Riigikogu saalis nagu ei olnudki kedagi. Tähendab see, et seal kedagi ei olnud, on väga tõenäoline. Aga me peame need asjad, kuna see on peaaegu samasugune hea teema nagu kuluhüvitised, millest ajakirjandus kohe ei saa rääkimata jätta. Ja ajakirjanduse aeg-ajalt teeb siis Riigikogu saalist pilti või eriti kasutab vanu pilte, kus on tegemist tühja saaliga, rääkimaks seda, et kuidas saadikud ei tööta ja mida nad kõik ei tee ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ma arvan, et siin vajaks üks asi täpsustamist, et inimesed saaksid täpselt aru, mida see saalis istumine ja mida see mitteistumine selle õieti tähendab. Tähendab, kunagi on jutt olnud muide isegi sellest, et nendel saadikutel, kes kohal ei käi või ei käi nii tihti, kui need istungid seal on, et nendelt võiks nagu palka hakata maha võtma ja nii edasi. Võt siin tuleb natuke saadiku staatust täpsustada. Ja täpsustame seda kõigepealt nii. Esimene asi, mis peab selge olema, et juriidiliselt ei ole Riigikogu liikmel vähimatki kohustust Riigikogu saalis istuda. Või üldse Riigikogus käia. Teoreetiliselt on võimalik niimoodi, et oled esimesel Riigikogu istumise päeval kokku, annad allkirja vandele, mis hetkest alates see saadikuks saad. Ja pärast 4 aastat tõmba tuttu, elad Ameerikas või Nitsas või Kinshasa Kongos või ükskõik kus kohas või lihtsalt kodus vedeled, libistad õlut ja vaatad välismaa televiisorit. Selles ei ole mitte midagi valesti, tähendab, seda võib rahulikult teha, sest saadikuks olemine annab sulle õigused osaleda koosolekutel, hääletada, võtta sõna ja nii edasi, aga ta ei pane sinu peale mitte ainsamatki kohustust. Riigikogu liikmel ei ole kohustusi, Riigikogu liikmel on ainult ja ainult õigused. Ja see ei puuduta mitte ainult meie Riigikogu, see puudutab mis tahes parlamente maailmas. Seetõttu lause, et seal saalis keegi istub, selle peale, mis oleks loogiline vastus on, so what, mis see sinu asja. Tähendab, teine küsimus on see, kui saadik tahab uuesti olla tagasi valitud ja nii edasi, siis muidugi ta peab natukene rabelema ja jätma muljet, et ta midagi teeb. Kuigi ka siin on oma konks, sageli oleme mõelnud, et parem oleks, kui ikkagi saadikud paljusid asju lihtsalt ei teeks. Kui vaadata kõiki neid käkke, mis on Riigikogu poolt aastate jooksul, eriti viimase 10 aasta jooksul kokku keeratud, mingu siis Otepääle suusatama või Nitsa sinisesse merre ujuma ja Austrit sööma, aga jätkus Eesti riik rahule. See on siis nagu see üks moment. Nüüd teine moment on see, et näiteks mõned istumised, nagu ütleme tänase, lükkas just ennast praegu käima, on see, kui
vastatakse küsimustele ja tehakse igasuguseid muid taolisi asju ja saalis on vähe inimesi, näiteks kui on küsimuste esitamise aeg ja kord kas või sellele samale Villu Kõvele, et siis on nii, et seal ei pruugi palju igasugune vajadus selleks puudub. Selleks, et näha, mis toimub, piisab sellest, kui kolmapäeviti kell 12 lükata ERR-i, see Eesti televisiooni pilt sisse ja ole sa saadik või mitte saadik või ole sa siis Kükametsa Kolla või Sopa-Augu Alma, see ei ole absoluutselt mingi tähtsust, lihtsalt kodus vaatad ja sa saad täpselt selle sama informatsiooni, mille saaks saadik saalis. Siit järgmine küsimus. Milleks istuda saalis, kui selle järele puudub vajadus? Mina olen nagu enamasti käinud küll, aga ka rohkem sihukeste, kuidas öelda, selliste väikeste kapriiside ja sihukeste pärast, et et seal nagu mingid poliitiliselt kellegi käru keerata või midagi taolist. Aga kui lihtsalt tavaliselt sihukesed sujuvad asjad on, siis selle jaoks on olemas Riigikogus igal saadikul on omaette kabinet, kabinetis on televiisor, sealt on võimalik saada pildid kätte seal 4-5 positsioonist selle kohta, mis saalis toimub, ja nii ongi. Ja näiteks, kui oli omal ajal kuskil mingisuguse paberi kirjutamisega väga kiire või midagi taolist, siis ma istusingi oma kabinetis 9 õhtul 9 ja saalis käisin korra nuppu vajutamas selle kohta, et ma kohal olen. Ja oligi kõik. Ja kogu see minu see info või see, mis tuli, kuna pooled küsimused mind nagu nii ei huvita, siis on see sama nagu teisedki inimesed võivad arveametnikud või pankurid või võivad tööd teha niimoodi, et telekas kõrval mängib. Siis kirjutama neid asjakesi seal ja nii edasi ja siis ühe silmaga vaatan, mis seal toimub ja poole kõrvaga kuulan ja nii, see, et inimesed teevad mitut tööd samal ajal, see on täiesti loogiline ja loomulik. Muide, kui keegi tahab teada saada, kas saadikud on reaalselt tööl või mitte, ei tule vaadata mitte seda, mis saalis toimub. See saal ei peegelda tegelikult kohalolekut praktiliselt mitte kuidagi, välja arvatud teatud hääletuskohad, vaid tuleb vaadata parkimisplatsi Toompea lossi ees. Ja kui Toompea lossi ees ei ole praktiliselt ühtegi parkimise vaba kohta, siis on ju selge, et need inimesed, kellele need autod kuuluvad, et need istuvad seal saalis sees. Esiteks võõrad ei tohi seal parkida ja kui inimesed tööle tulevad, kuhu see õnnetu saadikukene oma auto ikka pargib, kui sinna, mis on ette nähtud Riigikogu liikmetele. Kui plats on puhas, siis võib see viidata sellele küll, et rahvast kohal ei ole nagu palju võitu. Arvestades, et need, kes kohale on tulnud, veel mõned tulevad trammi või Vabaduse väljakult trammi või Tõnismäe bussiga, paneme need ka natuke juurde, siis võib tõesti oletada, et inimesi seal ei ole palju. Aga ma ei mäleta juhust, kui ma olen pidanud seal üleval käima ka suhteliselt hiljuti, et see parkimisplats oleks kuidagi olnud hõredalt asustatud. Mina ei sattu sinna muu asja pärast, kui et seal samas Toompeal on Toomkatedraal ehk Toomkirik ja kiriku vastas on kirikuvalitsus ja kiriku juhatus ehk konsistoorium. Ja kui mul on midagi konsistooriumist vaja, aga seda tuleb suhteliselt harva ette, siis minu parkimise koht on just nimelt seal konsistooriumi peaukse ees või kõrval, kus pargivad siis ka peapiiskop ja kantsler ja kes iganes. Aga see on siis see, kus ma ühelt poolt sõidan nagu selle Vene kiriku tagant, see midagi meid targemaks ei tee, seal sa näed lihtsalt musti pemareid ja sellist asju, millega alandlikud Vene õigeusu kiriku vaimulikud sõidavad. Aga siis, kui sa hakkad sealt konsistooriumi juures tagasi tuua, siis jääb see ju kohe otse sinna õkva paremat kätt, see parkimisplats. Niisiis, need inimesed, Peeter Ernitsa sugused, kes ei jaga seda matsu kuigi tõsiselt ja ainult miks Ernits üldse sellest kirjutas? Ega ta ei kirjutanud sellepärast, et tal mingi mure oleks, vaid ta kirjutas sellepärast, et näidata, vaadake, mina olen hea, aga need teised on halvad. Mina olen hea, et ma istun saalis, võib-olla isegi üksinda, aga kõik teised kaabakad on kodus või joovad õlut või tont teab mida. Samas kui need teised tõenäoliselt igaüks istub oma kabinetis ja mõned, kes on ära läinud või see, eks neid põhjusi ole ju ka palju.
No ma toon kas või sellisegi näite, et me oleme Ernitsaga mõlemad olnud saadikud ühest samast kandist, Tartu ja Jõgevamaal. Ja mõnikord on ju nii, et kui sa palja silmaga näed, et ei ole otse üleval mingit küsimust, mis on sinu jaoks tähtis või millega sa oskad tegeleda ja nii edasi, siis võib-olla sa võtad selle päeva või 2 ja sõidad autoga valimisringkonda, kui seal on jällegi mingisugused olulised asjad. Aga ega see sõitminegi on nii, nagu ta on, sellepärast, et siis jälle öeldakse, et bensiinikulud ja kuluhüvitused ja need on jälle halvasti. Muide, seos nende kuluhüvitistega on üldse selline teema, et kui kuluhüvitised on suured, siis selle peale öeldakse, et raiskab riigi raha nii edasi. Kui kuluhüvitisi üldse ei ole, siis tekib küsimus, mida ta teeb. Tähendab, kui ma ei sõida autoga üldse või mul on minimaalne bensukulu, siis selle peale võidakse rahulikult öelda, et pastoi, aga sa oled ju valitud Võrumaalt ja Valgamaalt ja nii edasi. Kas sa siis oma saadikutega, kas sa oma nende valijatega siis üldse ei kohtugi? No ja vastupidi, kui sa sõidad sinna ja sul on bensiinikulu suur, siis sulle öeldakse, et sa raiskad riigi raha. Nii et no mis pidi sa ka teed, ikkagi tähendab leidub ajakirjanike hulgas või siis muude sihukeste kärukeerajate hulgas, nagu on seda Peeter Ernits, kes muide oli ju ka ajakirjanik mingil ajal, ikka kukuvad õiendama, et mismoodi olla. Tähendab, palju sõitev saadik on halb, sest kulutab bensiini, vähe sõitev saadik on sellepärast halb, et ta ei käi oma valimisringkonnas. Nii et mida teha. Nii et nii on lood nende kuluhüvitiste kohalkäimiste ja muude asjadega Riigikogus. Ma julgen kinnitada seda, et iga kord, kui on tegemist mingi tõeliselt väga sihukese olulise asjaga, siis ei maga ükski saadik seda istungit kunagi maha. Ma ei oska väga palju selliseid näiteid tuua, aga võtame kas seesama see suhteliselt hiljuti mõne aasta eest see ühesooliste või samasooliste abielu legaliseerimine seaduse tasemel. Oligi ju nii, et tegelikult praktiliselt peaaegu kõik olid sel ajal kohal. Siis mõnikord on need teemad, mis puudutavad näiteks Venemaad, kus ütleme Keskerakond tuleb kohale selleks, et hääletada Venemaa poolt ja Eesti vastu ja nii edasi. Nii et kui asjad on tähtsad, siis käiakse ja kui tähtsad ei ole, siis ja ei maksa unustada seda, et saadikul on üks selline, kuidas ma ütlen, selline kas piits turjal või kuidas seda ka nimetad, on see, et saadik või vähemalt paljud neist rehkendavad tegelikult uute valimistega, kas ta valitakse tagasi või mitte. Sest tegelikult, kui ikkagi saadikud korralikult tööd ei tee või nad teevad tööd, mis ei ole vajalik ja nii edasi, siis see üldiselt lõpeb nende saadiku staatuse lõppemisega. Võib-olla üks kõige selliseid värskemaid lugusid oli see Vabaerakond, kus oli Artur Talvik ja Krista Aru, olgu mul talle kerg. Ja Jüri Adams oli seal ja siis Ain Lutsepp, Tõnisson kevadest ja nii edasi. Nad olid väga tublid inimesed, 5-6 tükki seal, aga nad püstitasid probleeme ja rääkisid asjadest, mis ei olnud eriti võib-olla aktuaalsed või rahvale sellised pealekäivad teemad. Reaalne tulemus oli see, et Vabaerakonda Riigikogus ei ole ja mul on selline tunne, et väljaspool Riigikogu teda ka ei ole. Nii et niimoodi on läinud. Samamoodi läks, kus mingil määral võib öelda, et käidi nagu kohal küll, aga tegeldi vale asjaga, oli Roheliste erakond eesotsas Marek Strandbergiga tol korral. Lihtsalt nad tõstatasid selle rohelisuse teema üles nii valesti, kui üldse valesti tõsta saab. Ja reaalne tulemus on see, et need järgmistel valimistel enam ei ole. Muide, sama asi tabab praegu täiesti raudkindlalt E200. Tähendab jällegi ühesõnaga erakond, millel sisuliselt mingisugune idee puudub. Nad proovivad sutsaka siit ja sutsaka sealt, küll on neil haridusega probleemid ja küll on isegi Riigikogu esimehega probleemid ja nii edasi. Mis selle reaalne tulemus on? E200 pärast järgmisi valimisi enam
mängus ei ole. Nii et tegelikult tähtis ei ole isegi mitte see, mida Delfis saadikud tööst ja tööpuudusest või töö tegemisest, mida seal ka ei kirjutata, saadikud ähvardab kogu aeg see ja see teadmine, et tal kukil on järgmised valimised. Donald Trumpi jaoks on see praegu probleem, kusjuures temaga ei juhtu ju otseselt midagi, sellepärast et tema on oma ameti alles, ütleme, esimese kolmandiku või 4/5 peal seal stardis. Aga valimised teevad talle muret ikka väga, sellepärast et teda ootavad ees novembrikuus USA senati valimised. Ja kui nüüd senatis läheb nii viletsalt, nagu see praegu paistab minema, siis ega Trumpi sellel teataval määral, ütleme, poliitilisel või diplomaatilisel laamendamisel enam pikka pidu ei ole. Et esiteks, eks ole, Donald Trumpile ei meeldi tema oma vabariiklased seal, kes on enamuses ja juba võivad teda pigistada munadest siit ja sealt. Ja kui nüüd valimised tulevad ja seal siis peaksid võitma demokraadid, siis on Trumpil üldse lips läbi. Nii et kuigi tal endal jääb veel paar aastat istumise aega. Selleks, et nüüd jällegi hinnata ja vaadata, kuidas inimesed vaatavad saadikuid ja nende tegemisi ja mis tähtsus seal on võib-olla, see on õieti üks väljend, aga kahel moel, mida on öelnud Inglismaa üks kuulsamaid, kuigi minu arvates kaugeltki mitte kõige targemaid, aga kõige kuulsamaid peaminister Winston Churchill, kes on öelnud, et selleks, et aru saada parlamentaarse demokraatia ja valimise miinustest ja sellest, kui halb see on, tegelikult piisab sellest, kui vestelda 5 minutit nõnda nimetatud keskmise valijaga. Või siis teine lause, mida on parafraseeritud, et mõistmaks demokraatia lombakust ja vildakust ja nii edasi, piisab ühest nädalavahetusest oma valimisringkonnas. Nii et võt siin need värgikesed ja asjakesed on. Seda enam, et igas poliitikas midagi otseselt keerulist ka ei ole. Poliitika laias, kui me ei räägi mingitest väga tehnilistest asjadest, mis võivad puudutada rahandust näiteks või siis mingisugust prokuratuuri ja üldse uurimise reguleerimist ja nii edasi. Kui just sellest pole juttu, siis tegelikult seadusi tuleb kirjutada nii, et nendest iga inimene aru saaks. Nii et selles mõttes see nagu üle mõistuse käivad seal midagi ei ole. Ja kui mõni saadik kohtudes valijaga ütleb, et teate, et see on siuke värk, et ega te siin keeruline, ega te nii väga siin asjast aru ei saa. Siis 9/10 on see jama, sellest kõigest on võimalik aru saada. Aga on kahtlemata erand. Ja erand seisneb selles, et mõnikord selleks, et saavutada, ütleme, suur juriidiline võit, on vaja vastu võtta üks või teine või kolmas juriidiline kaotus. See on see sama asi, mis malemängus on. Sa kõigepealt pead ohverdama mingisuguse oda või selle või teise või kolmanda ja seda sa saad positsioonilise võidu või positsioonilise eelise ja lõppkokkuvõttes võidad partii. Samasugune värk võib olla ju ka sellistes teistmoodi asjades ka. Ma mõtlesin, et kust ma toon selle näite, ma toon teile ühe näite, kus näiteks me Rait Marustega me tegime sellise ettepaneku, et mis asi on agressioon ja mis asi on agressiooni mõiste. Seal on siis relvastatud kallaletung ja sadamate blokaad ja mis iganes. Aga meie tahtsime sinna juurde kirjutada 2 asja. Üks oli siis see, et me palume agressiooniks lugeda, tähendab igasugust rünnakut digitaalsüsteemide vastu. See oli näiteks see, mis toimus Eestis pärast pronksiööd. Kui hakati neid asju ühesõnaga nende vastu võideldi ja meil on nüüd suur digikeskus, NATO digikeskus Eestis ja mis iganes.
aga meie Marustega tegime ettepaneku, et igasugune digirünnak on ka üks agressiooni vorm, no mida me praegu ka näeme. Ja teine, et agressiooniks tuleb lugeda ka looduskeskkonna sellist muutust, mis tekitab kahju teisele riigile. No siin me ausalt öeldes oli meil ka konkreetne mõte, millest me rääkisime keskkonnamuutusest. Me rääkisime sellest, me mõtlesime selle all seda, et kui Narva jõel hüdroelektrijaama juures ja seal tammi juures, et kui seal nüüd venelased hakkavad mingisugust sitta keerama, noh näiteks kas või niimoodi, et nad võtavad selle vasakpoolse, kes Narvas on käinud, saab aru, sellest saarest vasakpoolse jõe sängi, noh näiteks panevadki kinni, siis ju tegelikult sinna alla enam vesi ei tule. Ja selle hüdroelektrijaama juurde, et võt sellised, noh, kõik seal voolusängide muutused ja nii edasi, et kui need on suunatud teise riigi vastu, et see on ka agressioon. Ehk teiste sõnadega, võt see rahvusvahelise õiguse statuut, Rooma õigus, mitte too antiik Rooma õigus, vaid Roomas vastu võetud kriminaalkohtu statuudis, me tahtsime neid kaks asja juurde teha ja me tegelikult sõdisime küllaltki hoolega nende eest, nii et üks asi, et digi saab olla agressioon ja looduskeskkonna muutmine saab olla agressioon. No ja siis, kui pärast hääletamiseks läks, no siis võite arvata, palju hääli me saime. Me saime 2,5 häält, sellepärast, et pool häält tuli Juku-Kalle Raidilt, kes nähtavasti üldse astus saali pool kogemata. No ja siis meie Marustega kahekesi. Kas see oli võit? Kindlasti mitte, tähendab, me tegime asja, mis oli lootusetu ja mille me kaotasime. Mis oli selle kaotamise mõte? Kaotamise mõte oli see, et need mõlemad teemad kerkisid üles, nendest kirjutati ajalehes ja nüüd, kus on peaaegu 10 aastat mööda läinud, võime öelda, et meie strateegiline eesmärk, eeskätt just digikaitse ja nii edasi, on saavutatud. Tähendab, ei oleks me seda siis üles tõstnud, ma ei tea, kas võib-olla täna olekski digist ja digikeskustest ja nendest asjadest räägitud või ei oleks. Aga samas võis iga valija meie kohta öelda, noh, pupujukud, mis te olete, luftikustid, teete ettepanekuid, mida te ise kahekesi toetate. Et noh, kuidas nii. Võt see ongi üks selline asi, kus võib-olla mul ei ole üldse mingit kunsti seda seletada oma valijatele valimiskoosolekul, kui me joome kohvi ja sööme kooki ja stretslis ja et võt noh, asi on selles ja nii edasi. Et võt see on niisugune taktikaline käib. Ma saan seda selgeks teha, aga ma ei saa seda selgeks teha läbi ajakirjanduse või massiliselt ja nii edasi. Ajakirjanduses, kui see teema üldse läbi jookseb, siis jookseb ta läbi, kui Maruste ja Gräzini noh, järjekordne kaotus. Nüüd on muidugi olukord märksa lihtsam. Nüüd kogu see digikaitse ja digirünnakute see teema on nüüd kõik üleval ja nii edasi. Aga noh, aga mis me kaotasime siin või see Nõmme raadio on ainukene, kus sellest teemast üldse juttu tuleb. Sellepärast, et noh, mina ütlesin, võt Maruste ja Gräzin. Ma arvan, et 99,99% valijatest ei teagi, et meie kusagil midagi kuskil alustasime. Nii et ühesõnaga, noh, me alustasime, me kaotasime, aeg läks mööda, nüüd on võit käes, aga keegi meid enam ei mäleta. Nii et need on sellised asjad, et noh, ütleme niimoodi, et mingil määral selline poliitiline taktika või see omab mingit tähtsust ja ta ei ole alati seletatav ja poliitika tegemine ei ole üks suur võitude rida. Noh, võib-olla veel viimane küsimus sellega seoses ainult see, et kas me tõesti lootsime, et nüüd need 2 parandust, et need läbi lähevad. Me oleme praktiliselt kindlad, et see kukub läbi. Noh, oli teada. Aga noh, mida me ei teadnud ja millest ikkagi kergelt sant tunne on see, et me ei arvanud, et see kolakas, mis me saame, nii suur tuleb. Et tõepoolest, et peale meie 2 pluss Juku-Kalle lihtsalt Riigikogus enam üldse ei ole. Me ikkagi rehkendasime 25-30 häälega, aga noh, läks nagu läks. Nii et see on too värk. Nüüd järgmine teema, millest ma natukene tahaksin rääkida, puudutab ka imelikul kombel eilset, see tähendab kolmapäevast Postimeest ja isegi täpsemini Postimehe juhtkirja. Ja see puudutab relva asjandust.
Nii, no hakkame siis kõigepealt otsast peale, tähendab relva asjandusega on praegu üleval see küsimus, et relvade omamine peab muutuma liberaalsemaks. Et need püstoli omandamised ja revolverid ja mis iganes, ma loodan tulevikus ka, et poolautomaatrelvad, no need on need sellised püssimoodi asjad, aga mis ei lase valanguga, vaid ükshaaval, tähendab paned kogu aeg paned siis niimoodi, et need peaks tagasi tulema. Nii et tuleme selle teema juurde nüüd natukene otsast peale tagasi. Jällegi see koht, kus võib-olla esimesel pilgul oli taktikaline kaotus, aga nüüd tuleb välja, et on strateegiline võit. See võis olla aastal 94, 95, 96, 94, ma sattusin Riigikogusse, sel ajal ma elasin rahulikult Ameerikas. Muide, kohal käimise kohta oli huvitav. Tuled see kohal käimise kohta tagasi. Mingi ajaleht, kas jälle mingi Postimees või keegi avaldas saadikute nimekirja, kes kui palju on Riigikogus tööl kohal käinud. Ja siis tagumised 3, kes kõige vähem olid kohal käinud. Tähendab, kõige vähem käis kohal Juhan Aare, alt teine oli Edgar Savisaar ja alt 3 oli Gräzin, kus juures väga hea kirjutus oli, seal oli öeldud, et eriti ei käi kohal Gräzin, kes elab Ameerikas ja Edgar Savisaar, kes elab Tallinnas. Võt niisugune värk oli. Nii et see pidi kuskil nendel aegadel olema 95-96, eks ole. Ja kuna ma elasin siis ikkagi alaliselt Ameerikas ja käisin Eestis mingil määral hooti, võiksin öelda niimoodi, siis muidugi olles Ameerika inimene ja olles seal õigusteaduskonnas ja John Atanasio oli minu naabrimees, naaberkabinetis suur konstitutsiooni õiguse spetsialist ja sealhulgas inimõigused, mis iganes. Aga ühesõnaga ma olin mingil määral kursis sellega, mida kujutab endast Ameerika Ühendriikide põhiseadus. Praegu ma enam kursis ei ole, näiteks ma ei ole võimeline esitama praegu loengut, kuidas rakendatakse impeachmenti presidendi suht. Ma tean küll, kus see kirjas on, see on 4. paragrahv, aga ma ei mäleta enam, mis seal sees on. Aga Ameerika konstitutsioon koosneb nii-ütelda 2 osast. No esiteks ta on väga õhukene, ta on õhem kui Eesti põhiseadus. Ja ta koosneb 2 osast. Esimene ots on siis 4 paragrahvi, mis puudutavad siis täitevvõimu, kohtuvõimu, seadusandliku võimu, presidendi positsiooni ja nii edasi. See on see põhikorpus või põhisuke osa. Aga nüüd on niimoodi, et Ameerika konstitutsioonil on olemas parandused. Ja erinevalt meist parandatakse Ameerika põhiseadust niimoodi, et parandus lisatakse põhitekstile. Tähendab sellist asja nagu Eestis on, et me hakkame nüüd kohe seal võtame paragrahvi selle, võtame välja, siin sõnastame ümber ja nii edasi. Sellist varianti USA-s ei ole. USA-s on parandus. Ja see paranduste värk on seotud sellega, et kõigepealt võtsid asutajad isad vastu selle põhikorpuse ja oli küsimus selles, et kas inimõigused, kodanikuõigused, see õigus, kas need tuleb konstitutsiooni sisse kirjutada või mitte. Ja nende esimene reaktsioon oli mitte. Et põhiseadus peab tegelema riigi ülesehitusega, aga mitte kodanikuõigustega. Aga läks parasjagu 4-5 kuud mööda, samad mehed tulid uuesti kohale mingi hoopis teise asja pärast ja kerkis see inimõiguste probleem uuesti üles. Ja siis nad otsustasid, et inimõigused on tähtsad, need tuleb konstitutsiooni sisse kirjutada, aga mitte põhiteksti, vaid lisadena. See lisad on siis Bill of Rights ehk inimõiguste bill ehk seadus ja nad tegid kokku 10 parandust, mis võeti vastu ühe raksuga. Tähendab mitte enam seal ükshaaval ja nii edasi, vaid siin on põhitekst ja siia me paneme 10 parandust juurde kohe. Kusjuures tehniliselt võttes need parandused ei parandanud mitte midagi. Nende asi ei olnud parandada, vaid nende asi oli lisada inimõiguste korpus. Ja sellepärast on niimoodi, et kui üliõpilased peavad USA riigiõigust õppima,
siis tegelikult see paranduste osa, see on peaaegu umbes nagu omaette õppeaine. Jällegi ma kõiki nüüd loomulikult ei mäleta, aga enamus, näiteks esimene parandus garanteerib sõna- ja trükivabaduse, kusjuures seal formuleering on niimoodi, et igasugused seadused, mis piiravad sõna- ja trükivabadust, on ebaseaduslikud. Siis on olemas näiteks 5. parandus, mis ütleb seda, et inimene ei pea enda kohta kohtus midagi halba ütlema. Kui inimene süüdistatakse, siis ta võib alati esitada küsimust, I'll take the 5th, ma võtan 5. See tähendab, ma võtan 5. paranduse, mis ütleb, et inimene ei pea enda vastu tunnistama, muide ka igasugused sugulased ja need värgid. See muide on nüüd omapärasel kombel meil üleval selles Kalle Laanetiga, sest Laaneti puhul on ju üks võimalik tunnistaja on olnud tema abikaasa poeg ja nüüd on just küsimus, kas abikaasa poja käest võib küsida midagi Kalle Laaneti kohta kriminaalasjas. Ja praegu on nii, et 2 varianti. Siin just juhtus see pull asi, et ühtepidi nagu ei tohi sugulast küsitleda ja nii edasi. Aga teisest küljest ta ei ole sugulane, sest tema käest võib korteri üürida. Kudapidi sa keerad. Nii et siin on, aga see on seotud USA selle 5. põhise. Aga nüüd tuleme järgmise paranduse juurde, see on siis USA põhiseaduse 2. parandus. USA 2. põhiparandus räägibki sellest, et inimestel võivad olla relvad ja relva kandmise luba. Seal on kah oma konksukene sees, ta ütleb seal niimoodi, et korraldamaks hästi organiseeritud miilitsat või ütleme, kasutame väljendit, nemad räägivad just miilitsast või rahvuskaarti või rahva enesekaitset ja omasekaitset, on USA kodanikel põhimõtteline õigus omada ja kanda relva. Kus kohas see USA värk tuli? See USA värk tuli õieti sellest, et sel ajal, kui USA põhiseadust 18. sajandi lõpul vastu võeti, tegelikult keda ameeriklased kartsid? Ameeriklased ei kartnud enam inglasi, sest nad olid inglased purustanud ja revolutsiooniline sõda või iseseisvussõda oli võidetud, nii et see ei olnud mingi eriline teema. Ida pool kandis Ameerikas ei olnud ka indiaanlased probleem, sellepärast indiaanlased, kõik need Chickachookid ja mis nad iganes seal kõik olid tegelikult Kesk-Läänes ja rohkem ikkagi päris läänes. Nendest on maalinud ilusaid pilte Charlie Russell, üks väga kuulus USA maastikumaalija ja indiaani elulaadi kujutaja ja mis iganes. Nii et see ka nüüd nii väga ameeriklasi idarannikul ei ehmatanud. Aga ameeriklasi ehmatas kõige rohkem tegelikult föderaalvalitsus. Kui suur osa ameeriklasi tahtis luua uut USA-d osariikidega ja lahti saada sellest konföderatsioonist ehk lihtsalt iseseisvate riikide liidust, siis siin eksisteeris oht, et Philadelphia või siis hiljem Washington on see, kes hakkab Ameerika vabadustele pinda käima ja kes hakkab alistama osariike ja osariikide vabadusi. Muide, tegelikult nii läkski. Ega tegelikult USA hilisem kodusõda ei olnud nii palju neegrite vabastamise teemal. See oli sellel teemal, et kellel on ikkagi rohkem õigus, kas Washingtonil pealinnas või vastupidi, rohkem õigusi on osariikidel. Seal oli muide veel üks klausel, mis sellega ära jäädus. Esimestes põhiseaduse paragrahvides ja punktid oli muuhulgas ka ette nähtud see, et USA osariigid võivad Ühendriikidest välja astuda. Ta ei olnud nii kirjas, aga seda andis, seda pidi tõlgendada. Ja nagu praegu iga USA põhiseaduse õppejõud ütleb, küsimuse, kas tohib välja astuda või ei tohi välja astuda, lahendas kodusõda.
kui kodusõja oleksid võitnud lõunaosariigid, siis oleks säilitatud ka suurem annus vabadusi. No nii, igal juhul ameeriklased kartsid Washingtoni ja kodusõda näitas inimet, et tegelikult sellel kartusel oli ka põhjust. Nii et ütleme Indiana osariigis, Indianapolise linnas, kui nüüd peaksid tulema föderaalsõdurid kas vilja varuma või mingisugust seadust tühiseks tunnistama või nii edasi, siis peab Indiana osariik olema relvastatud oma rahvuskaardi ja miilitsaga, millega ta relvastatud moel kaitseb ennast USA föderaalsete sõdurite vastu. Kui USA president käseb oma sõdurid minna mais ja nisu korjama Indianasse, siis Indianal peab olema see õigus, et nad võtavad oma püssid ja selle ja löövad peale tungivad Washingtoni sõjaväed lihtsalt maha. Ja selleks, et selline asi toimiks ja nii edasi, selleks oligi ette nähtud USA põhiseaduses see teine parandus. Aga siis kerkis seal probleem, miks ma muide sellest räägin, sest me oleme praegu täpselt selles samas olukorras või väga lähedases olukorras. Aga siis oli ju see lisatingimus, mis ma ka mainisin, et see enesekaitse, relvad ja nii edasi on ette nähtud selleks, et relvastada hästi korraldatud miilitsat ehk oma kaitset. Ja siit kerkib järgmine küsimus, mille ümber on 150 aastat juristid vaielnud, et aga kas relvi tohib kanda ka siis, kui hästi korraldatud oma kaitset ei ole. Tähendab, kui ei ole relvastatud jõudu või armeed üksikutes osariikides, mis saab siis? Ja paljud, eriti need, kes on igasuguste relvade vastu ja nii edasi, need ütlevad ei, et siis ei saa olla. Teised, kes ütlevad, et see asi päris nii ei ole, juhivad tähelepanu sellele, et Ameerikas eksisteerib ka selline asi nagu rahvuskaart. Ja rahvuskaart on sisuliselt sõjavägi, ainult põhilise allumisega osariigi võimudele. Ma arvan, et paljud Eestiski pole tähelepanu, kui meil siin ameeriklased olid, ja ma ei tea, kas nad enam on, aga olid, ma arvan, et väga paljud USA sõdurid siin Tapal ja Aegviidus ja kus iganes ja et USA armee on siin ja nii edasi. No ei ole. See, mis siin oli ja on Marylandi osariigi rahvuskaart. Ja Marylandi osariik on see, kes tuli siis meid siia täiendavalt kaitsma. Muide, seda on vaimulikud mehed, näiteks Enoch Hamergi öelnud, et see on sügavalt sümboolne, et USA-st tuleb siia Marylandi rahvuskaart ja sõjavägi kaitsma Maarjamaad. Maryland ja Maarjamaa laias laastus tähendavad nagu enam-vähem ühte seda sama. Nüüd erinevus võib-olla Kaitseliidu ja rahvuskaardi vahel on selles, et rahvuskaart, National Guard Ameerikas, need ei ole siukesed ainult pupujukud, kes vana loksu jahipüssi sileda raudsega põõsast kuskile 1 või 2 korda aastas paugu teevad. Osariigi rahvuskaart, sealhulgas ka Maryland, sisaldab endas selliseid asju nagu hävituslennukid, raske pommitajad, tankiväeosad, suurtükiväeosad ja nii edasi. Nii et ütleme, on osariike, mille relvastatuus, ma arvan, et ei jää oluliselt alla mõne Euroopa riigi relvastatus. Kindlasti Marylandi osariigi rahvuskaart on kõrgelt targem ja kõrgelt üle kogu Saksa sõjaväest. Nagu pole kahtlustki. Nüüd 1/3 Briti sõjaväge on Maryland. Muide, nende osariikide puhul ja selle rahvuskaardi puhul kõige olulisem moment ehk on see, et need osariigid ei oma tuumarelva. Tähendab, tuumarelv kuulub ikkagi föderaalvõimudele. Aga okei. Nii et need inimesed, kes ütlevad, et see hästi korraldatud miilits on olemas, järelikult on osariigi inimestel õigus vabalt relva kanda, nagu nõutakse,
nad just viitavadki sellele, et aga stopp, aga meil on ju olemas rahvuskaart. Kas see ei ole hästi korraldatud miilits või nii edasi. No ja nüüd siis läheb vaidlemiseks. Need püssivihkajad, need ütlevad, et tuleb relvad ära korjata, need ütlevad, et relvad tuleb alles jätta, kusjuures need, kes ütlevad, et relvad on vaja ära korjata, need siis alati viitavad sellele, mida meil ka ajakirjanduses kord kuus läbi jooks, et Ameerikas on jälle kooli tulistamine olnud, koolis keegi lasknud või on kaubamajas, keegi mingi paugu teinud, need, et koristame selle ära. Muidu, kui ma rääkisin relvastatusest ja nii edasi, siis võib-olla üks selliseid huvitavamaid relvastatuse aspektist, üks asjaolusid on see, et kuulge, te kõik olete ju tänaval näinud viimasel ajal harvemini, aga no ikkagi, et käivad ringi poisid süsimustades ülikondades, valgete särkide ja mustade lipsudega ja siis sellised seljakotid on õlal ja siis mõnikord räägivad inimestega, mõnikord ei räägi, aga jagavad piibleid ja nii edasi. Kes need on? Need on mormoonid. See on üks omaette usk, millest on omaette lugu kunagi rääkida, aga mormoonide usk, mis on umbes 200 aastat vana. Ja mormoonid, kõik noored mehed on kohustatud käima missionireisidel. Ja ütleme, need 2 poissi, kes Tallinnas ringi käivad või 2 poisid, kes Tallinnas ringi käivad, on oma missionireisil. Mormoonide praegune kodumaa või koduosariik on Utah. Utah'st me teame sellist asja nagu sellist linna nagu Salt Lake City, kus olid olümpiamängud. Teatavasti, kas mitte seal ei võitnud Allar Levandi mingisugust omast ja võib-olla mitte ma eksin. Hea küll, Salt Lake City. Osariigi nimi on Utah. Ja Utah keskkatedraalid ja nii edasi, see on omaette lugu, millised nad välja näevad ja kuidas ja Utah, need mormoonid on tegelikult pururikkad või lausa häbematuseni rikkad inimesed, see tegelikult kerjuseid lihtsalt ei ole ja pole üldse mingi asi, kui inimesed teenivad 500 000 aastas või midagi taolist. Nii, miks ma sest Utah'st rääkima hakkasin? Utah on USA tõenäoliselt kõige sõjakam osariik üldse. Kui vaadata näiteks USA õhujõude, sealhulgas eriti neid soolohävitajaid ja nii edasi, siis selgub, et kuskil 80-90% hävituspilootidest on kõik mormoonid. Kusjuures nemad võtavad seda hästi korraldatud miilitsassi ja nii edasi ja erakordselt tõsiselt, et kaitsta. Neil on selleks muidugi õigus. Mormoone kiusati taga Kansase osariigis, kuhu nad olid vahepeal kolinud. Nad alustasid Ohios, Kansases ja nii edasi. Nii et tegelikult neil on põhjust enesekaitseks küll. Kuigi mina ütleksin selle peale niimoodi, et selleks, et kaitsta ennast föderaalsõdurite vastu või nii edasi, ei pea olema ilmtingimata 10 tanki ja 10 hävituslennukit, nii et see on jällegi mismoodi seda tõlgendada ja nii edasi. Nii, ja nüüd me rääkisime relvadest ja sellest. Nii, selle põhimõtte järgi, nagu oli Ameerika Ühendriikides, tegime me seaduse eelnõu koos tolle N. Tartoga. Ja see relvaseadus, mis meil praegu kehtib, on suuresti nagu meie kirjutatud. Aga samas on ka, saime me siis aru ja tundsime juba, kui see asi hakkas sinna suure saali poole minema, et ega sellest asjast ikkagi asja tegelikult ei saa. Et seal samas suures saalis istuvad mingisugused alati, ma ei ütleks, et patsifistid, aga igasugused ütleme seal mõõdukad ja võib-olla siis ka Keskerakond ja nii edasi, kes täiesti kindlalt on liberaalse relvaseaduse vastu. Aga seal nüüd, kui ma ütlesin, et meie relvaseadus on väga lähedane sellele, mis oli Ameerika oma, esiteks sellepärast, et sealt me selle idee üldse võtsimegi. See on üks asi. Aga nüüd edasi on üles kerkinud ikkagi see sama teema, et Eesti põhiseaduses 46. paragrahvi kuskil seal kandis ütleb, et igal Eesti kodanikul on kohustus avaldada vastupanu, mõeldud on relvastatud vastupanu, olenemata sellest, kas ta mingi käsu selleks saab ja kui ta näeb, et Eestile on kallale tungitud.
see on see teema, mis puudutab Laidoneri 40. aastal. Kui venelased hakkasid ikkagi tulema, 39. aastal baaside leping, siis selle asemel, et mobiliseerida Eesti sõjavägi, andis Laidoner kui tookord sisekaitseülem, andis korralduse relvad ära koristada inimeste käest. Umbes nii, et kui venelased siin oma baase teevad, et eestlased kogemata ei kukuks tulistama, andke kõik oma relvad käest ära. Ehk teiste sõnadega toimus Eesti riigi täielik desarmeerimine. Ja nüüdne see parandus või mitte parandus, vaid see põhisäte seal põhiseadus räägib justament sellest, et inimene, Eesti kodanik peab hakkama tulistama, kui venelased tulevad, ilma ootamata käsku Tallinnast või kellegi käest, et ei korduks see Laidoneri situatsioon. Et oleks siin Tallinnas teine samasugune Laidoner, Pihkva poolt hakkavad mingid venelased või kuskil asjad tulema, siis selle asemel, et avada väravad, nagu Laidoner tegi, selle asemel hakkavad Võru ja Valga mehed ja Jõgeva mehed ja nii edasi, hakkavad tulistama ja hakkavad pidama siis partisani või sissivõitlust nende vastu. Ja kui see on nii, ja kui meie põhiseadus seda eeldab ja nõuab, siis ei ole ju tegelikult teist võimalust, kui tuleb inimestele relvad kätte anda. Ja mitte ainult kätte anda, vaid need relvad peavad ka käes olema. Lisaks muidugi kõik treeningud ja kaitseväe need õppused ja värgid ja nii edasi, see sinna lisaks, aga esimene asi, mis Eesti mehel peab olema, tal peab sahtlis olema püstol või revolver enesekaitseks. Ja mina olen sügavalt veendunud selles, et mitte ainult enesekaitseks ja mitte ainult see, vaid peaksid olema ka poolautomaatrelvad ja nii edasi. Praegu nad ju on olemas, eks ole, Kaitseliidu ladudes, aga üht-teist eriti, kus on hõre elanikkond ja nii edasi, võiksid nad vabalt ka koos olla. Ehk siis teiste sõnadega üleminek liberaalsemale relvaseadusele ja nii edasi tuleneb otseselt meie põhiseadusest. Seda enam, et meil on ju ka see hästi relvastatud või miilits olemas Kaitseliidu näol. Seal võib olla igasuguseid täiendavaid asju, kuidas seda relva hoida ja kuidas teha nii, et lapsed sinna ligi ei saaks ja nii edasi. Kui mõnedel inimestel, ja ma tean, neid on arvamus, et kui me anname inimestele relvad kätte, et siis läheb ju olukord oluliselt hullemaks, et siis hakatakse inimesi tapma ja nii edasi. Vastuargument on see, et kui te vaatate kas või Eestigi uudiseid nii palju, kui meil seda teemat üldse peab, siis 9 juhul 10 tapetakse ja tulistatakse legaalse relvaga. Tähendab seda illegaalset relva või kuskil, ta tegelikult ei oma tähtsust. Ja järelikult, kui me legaliseerime suure koguse relvi, siis me saame lõppkokkuvõttes kätte samad tapmise kogused, mis meil juba praegu niigi olemas on. Ja võib-olla veel viimane toetuse koht on see, et USA-s on olemas eraldi ühing NRA, National Rifle Association, see tähendab rahvuslik püssi või relva assotsiatsioon. Ja ma lihtsalt enam-vähem tean, mis nende legaalsed asjad on ja kõik see, lihtsalt see relvandus on mind alati ennast ka natuke huvitanud, aga neil sellel logol, kus on see Ameerika kotkas ja sellist välgumoodi asjad seal all, seal on siis selle sümbol, tähendab mitte sümbol, vaid seal on selle loosung seal peal. Ja NRA loosung on tulistavad inimesed, mitte püssid. Ehk teiste sõnadega püsside olemasolu iseenesest normaalsete inimeste käes ei sisalda endas mitte midagi halba. Nii, loodame, et asi läheb kõik õiges suunas ja nii edasi. Muide, tookord, kui me seda seadust tegime, siis kuidagi oli keegi saadik oli Võrust või kuidagi, et oli niimoodi, et
küsime, et kuidas on relvadega olukord Võru ja Valgamaal ja seal, kus igasugused asjad on. Ja siis vastus oli, olukord on väga hea. Ehk teiste sõnadega, seal nad siis nüüd ongi ja olidki. Okei, püssis siis nii palju. Nüüd järgmine asi. Nagu ma lubasin, et räägime natukene ka lennukitest ja aeroplaanidest, mitte sellepärast, et see nüüd nii erakordselt tähtis on, aga on, mida meenutada ja on, millest rääkida. Seda enam, et ma nüüd täna öösel sain üle hulga aja jälle lennukiga lennata. Tegelikult mul on lendamisega seoses, ütleme, mind läheb see asi mingil määral iiveldama sellepärast, et ma olen vahepeal saanud lennata nii, et tapab. Ameerikas olles oli niimoodi, et iga 2-3 kuu tagant edasi-tagasi, paaril korral Austraalias, Ameerikas ette võite kujutada, kuidas te seal istute ja mis te seal teete. Riigikogus mingil määral, Euroopa Parlament tule taevasappi, kus praktiliselt 2 korda nädalas aasta jooksul. Nii et ühesõnaga seda lennundusvärki ma üldiselt nagu mingil määral tean. Aga kuna ma ei olnud pool aastat lennukiga lennanud, siis nüüd lennukiga lendamine tekitas sellist, pani asjad mõtlema. Esimene asi on see muidugi, et kui sa tuled üle Riia läbi selle Air Balticu, siis esimene asi, mis muidugi silma torkab seal, on see, et Tallinna lennujaam on palju ilusam ja toredam, aga Tallinnast eriti nii väga midagi ei lenda. Tähendab, neid lendajaid on vähe. Kui lennuk maandub õhtusel ajal või lähedal ööl, ma ei tea, mida need ülejäänud teevad, aga seal Tallinnas oli kokku vist 4 või 5 reisilennukit, milledest 3 olid Air Balticud. Ja kui sa tahad kuskil Euroopasse lennata või minu pärast isegi miks Euroopasse, Singapuri, Austraaliasse, kuhu iganes, siis sa pead minema Riiga ja Riiast kasutama Air Balticut. Samas kui Eesti, ütleme, igasugused need lennuliinid ja nii edasi, on ju sisuliselt olemata. Kuidas see niimoodi juhtus, et Eesti lennundus kõik vastu taevast läks ja nii edasi, see on, öelda niimoodi, et Eestis üldse ei ole, tegelikult on küll. On olemas üks lennufirma, mille nimi on Nyx Air, mis opereerib siis liine Tallinnast Kärdlasse ja Kuressaarde. Kusjuures lennatakse suhteliselt sihukeste imelike masinatega, need on siis ATR 42500, ATR 72500 ja Saab 2000. Miks ma seda nimetan ja imelik? Vaadake, asi on selles, et iga firma, kes lende opereerib, katsub hoida oma lennupargis võimaluse kombel ühte ja sedasama marki lennukit. Miks? Sellepärast, et kui kõik lennukid on ühte marki, siis on kõikidel lennukitel ühed ja samad tagavaraosad, nende hoole ja see hooldus, remont ja nii edasi on täpselt ühesugune, nende defektid on täpselt ühesugused, nende manuaalid, kuidas lennata, on ühesugused ja nii edasi. Aga kui sul on väikses firmas 3 eri lennukit, siis riskikoht on see, et läheb seal ratta juures midagi katki või sabas ja nii edasi, siis sa pead tellima ühed rattad. Kui sul läheb teine katki, siis sul on vaja teised rattad, sellepärast nad omavahel sageli ei ole vahetatavad. Nüüd need ATR-id tegelikult vahetatavad on, aga see probleem, et meil peab olema hästi erinevaid ja palju ja nii edasi, oli Estonian Airi üks kapitaalsemaid vigu. Seal oli 2 või 3 sihukest suurt ühte tüüpi lennukit ja igasugune maintenance sinna juurde oli uskumatult halb. Nüüd, kui nüüd ajalooliselt võtma hakata, eks Estonian Airi lennufirmana, see oli nagu mingil määral ikkagi, tahad või mitte, aga see oli mingil määral ikkagi prestiiži küsimus. Ühel korralikul rahvusriigil peab oma lennuliin olema. British Airways, Air France, Finnair, kus kõik tegelevad nende, kus iga sellel firmal
ta kannab nagu ütleme rahvusliku sümbolid, Air France, noh see tähendab, et Prantsusmaa on igal pool esindatud, Lufthansa on igal pool esindatud, nii edasi. Ja teataval määral võib olla sellest lähtudes, et lennuliin olgu olla ja nii edasi või lennufirma olgu olla, küllap sellest suuresti ka lähtuti. Tehti massiliselt vigu. Esiteks nendes kohtades, kuhu lennati, kusjuures mõned olid väga sellised arukad kohad, näiteks London, Pariis, siis see asjaolu, et olid eritüübilised lennukid, puudus ühtne seos rahvusvaheliste piletisüsteemidega ja nii edasi. Lõpptulemus on see, et Estonian Air lakkas eksisteerimast, kus juures ta oli tegelikult väga ilus, ta oli Estonian Air Eesti see ja seal saba peal oli pääsukene ja mis iganes. Estonian Air lõppes aastal 2015 ja kes ta ikkagi jõudis põhja keerata, oli peaminister Andrus Ansip, kes lahkus aastal 2014. Nii et teiste sõnadega ta valmistas ette Estonian Airi hukkumise. Samal ajal lätlased tegid oma Air Balticut ja kui nüüd rääkida sellest, et kuidas Estonian Air rahvuslik liin ikkagi tuksi keerati siis ja hiljem veel eriti, tasub meenutada, et sel ajal inimene, kes oli Euroopa Komisjoni liige transpordi küsimustes, oli Siim Kallas ja Transpordiameti peadirektor oli Henrik Hololei, kes põhiliselt ju tegeles küllaltki selliste korruptiivsete asjadega. Henrik Hololeile kuulub üks geniaalne lause, see puudutab küll Rail Balticut, aga see iseloomustab, tähendab Hololeid ja tema suhtumist oli, ja see lause oli niimoodi. Kui meil ei tule Rail Balticut, siis ei tule meil ka Rail Balticu raha. Ehk teiste sõnadega Hololei kontseptsioon oli see, et mingisugused firmad ja asjad peavad olema elus sellisel juhul, kui nad toovad sisse Euroopa raha. Kogu see finantseerimise skeem oli oma olemuselt vale ja ebaseaduslik. Mõni ime, eks ole, Hololei seal ja teised. Ja reaalne tulemus siis oli see, et ka Ansipi abiga see Estonian Air, mis oli omast kohast ikkagi tegelikult üks kihvt asi, läks vastu taevast. Ma ei tea, kas te mäletate, et tegelikult oli ju omaette lugu oli see Estonian Airi viimane lennuk. Ma ei tea, kas see tuli Pariisist või kuskilt sealt viimane lend Estonian Airit. Ja viimasena tuli lennukist välja lennuki piloot, Estonian Airi lennuki piloot. Ja see oli ei keegi muu kui Arvo Pärdi poeg. Nii et Arvo Pärdi poeg lendas viimase Estonian Airi lennu ja nii ütelda pani enda järel ukse kinni. Siin paar päeva tagasi just kellegagi rääkisime, et huvitav, mis ta teeb ja kus ta teeb ja mis ta on. Küllap ChatGPT midagi ütleb, aga loogiliselt võttes, mida peab piloot tegema? Piloot peab lendama ja küllap ta kuskil töötab ja kindlasti heade rahade ja tugeva motivatsiooniga ja nii edasi. Lendab Pärt junior, ma arvan, et ka praegu ja meie asi on talle soovida jõudu ja edu. Nüüd omaette teema oli nüüd see, et Estonian Airi asemele mõeldi välja uus lennuliin või uus lennufirma, mille nimi oli Nordica. Mis tähendab, kurat teab mida. Mis on Nordica? Põhjamaine. Nordica on omadussõna muide. Ongi Põhjamaa lennuliinid või midagi. Nii, nüüd esimene teema seoses Nordicaga. Selle Nordica lennuliiniga on ju lugu niisugune, et seal pole Eestiga seotud üldse mitte midagi. Mitte mingisugust seost. Maandub see sama Nordica, oletame Londonis või Pariisis või Frankfurdis või kuskil firma Nordica. Kes reisijatest teab, et tegemist on Eestiga? Ja kas ta kuidagi aitab turundada Eestit? Estonian Air aitas sellepärast, et Paddingtoni jaama juures, Victoria jaama juures Londonis oli üks väike office, aga hästi suure aknaga üle terve seina, kui oli peale kirjutatud Estonian Air ja seal olid Tallinna pildid ja et Eesti welcome to Estonia.
Nordica ei saa seda teha. Mis asi on Nordica? Tähendab täiesti mõttetu ja jabur nimi. Põhimõtteliselt, ega nende see pargi asi ka targem ei ole, neil on siis, nende lennuk on siis ATR-72 ja ka CRJ-900, mis omavahel mehaaniliselt ja tagavara osadega kuidagi ei haaku. Aga kõige puinim lugu muidugi on see, et Nordica mingi aja natukene lendas siit ka mingisugustesse kohtadesse, aga põhimõtteliselt nad läksid äri tegema nõndanimetatud märja liisinguga. Märg liising on see, kui liisingusse antakse lennuk koos meeskonnaga. Dry leasing on see, et lennuk antakse sinna ja maksavad. Aga wet leasing on siis see, kus on siis oma firma mehed ka lendamas. Kuhu riikidesse ja kellega. Tähendab, see märg liising anti SAS-ile kuskile seal lendamiseks ja Poola Lotile. Ja veel siseliinid on siis veel Taani, Rootsi, Norra. Ehk teiste sõnadega Eesti firma, formaalselt Eesti firma, lendas, Nordica lendas. Ühesõnaga tegemist oli Eesti lennukiga, mis ei jõudnudki Eestisse mitte kunagi. Vaid ta oligi, ja siit tekib loogiline küsimus, aga milleks seda liini siis tegelikult üldse vaja oli? Sellepärast, et see story, mis oli pühendatud Estonian Airile ja mis oli seotud Tallinna lennuväljaga ja nii edasi, oli see, et Eesti ühendada Euroopaga. No see on see sama plära, eks ole, mis on Rail Balticuga, et Rail Baltic me tõmbame rööpad Euroopasse ja me olemegi juba Euroopas. Tähendab, sama jama ja sama plära ajasid siis ka need Nordica tegelased. Aga mis me võime siis nüüd ütelda, et kuidas ja mismoodi see värk käis. Oli siukene mees nagu Tero Taskila, kes pidi olema jõlekõva lennufirmade juht ja lennunduse manager ja spetsialist ja nii edasi, kelle taris Eestisse siis Valdo Randpere. Ja ma mäletan väga hästi, kui Randpere tõi siis Reformierakonna fraktsiooni, selle Tero Taskila, sellel oli mingisugused suured valged lehed kaasas ja ta siis muudkui tõmbas sinna nool, kuhu tema all kõik need lendamised toimuma hakkavad. Ja eks ta pärast nähtavasti häbenes ise ka, et long story made short, pikk lugu lühida. Tero Taskila sai ikkagi põhimõtteliselt sule persse, sellepärast, et oligi suures osas tainapea, kes ei osanud rehkendada ja kellel õnnestus meie inimesed muide ära hullutada. Tema üks selliseid lennukaid ideid oli see, et Eesti hakkab lendama, see on siis Estonian Air, hakkab lendama Kagu-Aasiasse, Singapur, Malaisia, Vietnam, Hong Kong, Hanoi, whatever. Eesti lennuk lendab Hanoisse, Singapuri ja nii edasi. See oli see suur idee. Sellele lisandus, et tulevad suhteliselt, et mugav lennata, tähendab otse lennuk sinna kaugele, teiseks kallid piletid. Ja kui kõik need asjad nagu koos on, siis me teenime nii palju raha, et me võime hakata Estonian Airiga lendama ka lähedastesse kohtadesse, seesama Frankfurt, Varssavi ja nii edasi. Nüüd kulutama seda raha, mida me seal oleme teeninud. Eks ma vaatasin ka seal, mis ta rääkis pikk ja prillidega nagu ta oli, aga siuke kerge kõhin nagu käis läbi ja seal tagareas me nagu sosistasime ka rohkem, et kujuta nüüd endale ette, kui palju inimesi sa saad Tallinna lennujaama, et lennata Hong Kongi. Oletame, et mitte ainult Tallinna, aga võtame siia lõuna juurde, Antsla, Võru, Põlva, nii edasi. Kelle lennumarsruut on Põlva, Hong Kong? Või kelle marsruut on Antsla, Singapur?
Sest igasuguseid teisi lendajaid siin ümbruskonnas on piisavalt, kõige rohkem ehk Finnair näiteks. Ja vaikselt hakkas muidugi siis tiibu sirutama Air Baltic Riiast. Ja noh, ühesõnaga, ütleme niimoodi, et see Taskila jutt Hongkongis, Singapuris ja nii edasi oli siuke imeliku võitu. Muidugi ei osanud mina arvata, et tegemist on muda lolli vennaga, aga no oli. Ja kahjuks siuke vend siia toodi, ta mingi aja siin istus ja nii edasi. Siis Taskila sai kahvli persse ja nüüd siis tuli meil järgmine kotkas. Peaks olema Rootsi päritolu Jan Palmér. Jan Palmér oli see, kes tekitas idee, et me hakkame lendama siseliine Skandinaavias. Kusjuures ega ta eriti ei öelnud, et juhul kui me sealt midagi teenime, et mis on siis meie võit. Me teenime Rootsis siseliini lennates, oletame, et me teenime seal 1000 või 2000 eurot, nii edasi. Ja nüüd siis me teenisime selle 2000 eurot, nüüd me tõime Eestisse ja kuhu me siit lendama hakkame. Teema on ikkagi endine. Seesama, et ei ole ju kuskile lennata. Ja teema on endine ka selles mõttes, et SAS ja LOT on ju siin kohal. Ja Air Baltic on kohal. Nii et vot nii ta siis nüüd oligi. Ma kirjutasin endale isegi välja, et kes praegu seda firmat juhib. Mulle hirmsasti meeldis see nimi, aga juriidiliselt tekitas kahtlasi. Remco, eesnimi, Althuis. Ma parem ei tõlgi eesti keelde, mis asi see oli. Aga hea küll, aeg on jälle otsas, mul see lennukivärk ikka ilmselt. Nii, nüüd ruttu veel üks asi. Ma olen öelnud, et ajad on rasked, ma tahaks, et te saaksite aru, et meie finantseerimised ja asjad ja nii edasi on praegu piisavalt keerulised. Ma tuletan igaks juhuks meelde, et meie, kes me siin esinemas käib, meie ei teeni siit mitte ainsatki kopikat. Aga me teenime rahulolu. Väga tore on, kui ma saan teiega rääkida, aga ei Andrus ega keegi siit mingit palka ei saa. Aga samas on vaja Margusel elada, on vaja ravida, on vaja masinat käigus hoida ja mis iganes. Nii et pidage meeles, mitte ükski viiene teie rahakotis ei ole õiges kohas, kui te ei ole saatnud seda Nõmme raadiole.